No tervist! Vaatama. Jälle mind. Vaata Hanniku minna käima Team Forestina. Minu enda toetuseks seda. Aga tänases me alustame uue hooaega, mis kannab pealkirjana poistega kalale. Mida hullu. Seda ma hakkan koos oma sõbraga läbi viima. Ja mida see endas sisaldab? Väga palju kalastust, varustuse näitamist mingil määral ja ka erinevate kalaliikide näitamist ja ka vahet tegemist. Oletame näiteks mingi roosärg ja särja vahe, mis nende vahe ikka. Ja siis ka iga episood me üritame tuua teieni täiesti uue kalaliigi ette. Ja seda siis teile, nagu ma ütlesin, tutvustada. Ja jah, et mida me siis esimeses episoodis kohe püüame, see on minu kui ka mu sõbra lemmikkala. Seda kutsutakse erinevat nimepidi, jõgetiludus, kaunitar ja hõrnas, jõeforell. Aga enne kui me lähme üldse midagi püüma, siis me vaatame, kes on noormees on, kellega me püüma hakkame. No tervist! Et mis sa arvad, et kas tänase päeva jooksul on meil võimalik siit jõest nagu forell ka tabada või? Ikka on, ma arvan, lootust on kõrgel. No siis on hästi. Aga kuule, kuna meil on nii erinevad varustused, äkki me näitame vaatajatele ka, et millega me täpselt püüame siis. Näitame. Davai, läksime. Davai. No nii, nagu me rääkisime, et meil on erinevad landid, siis me näitame ka, et jah. Kui minul on näiteks siin kõik nagu täiesti, no ongi wobblerid ja on üksikud, ainult pöörlevad, siis temal on praktiliselt... Siis on minul vastupidi. Ta on täiesti vastupidi ja on täiesti pöörlevad täis, on üksikud wobblerid. Sest et igal mehel on oma usk, millega ta püüab, no selles mõttes, et usub mingisse lanti rohkem, kui mingi näiteks, oletame, et tal ongi need pöörlevad, tal on need paremini näiteks elu toonud ja sellesse usub rohkem. Aga jällegi minul on toonud wobblerid ja nendest usun ka mina. Et iga mehe oma teha. Et selles suhtes. Jah. Aga mis siis ikka? Võrutame püüma. Let's go, come on. Nii, vahe kokkuvõte. Täiesti null, paar korda lant kinni ja ma ei tea, tahad lanti vahetada või mida? Ma vist ei vaheta veel. Okei, igatahes
tahame rääkida ka kohtadest, mis meie kõige rohkem nagu meeldib nagu läbi kammida. Minu jaoks lemmikukohad. Praktiliselt maha kukkunud puud, suuremad ja pisemad. Oksad samamoodi, aga need on nagu jäävad rohkem sinna kevade poosesse ossa. Neid on parem seal siis kammida. Aga mida sinu kogemus ütleb? No mulle enamasti meeldib teha pikkasi viskasi, samuti puude alla ja nii okste juurde ja värki. Okei. Aga proovime erinevad taktikaid ja edasi ja proovime ikka selle kala kätte selles suhtes, et võiksime midagi ikka näidata teile. Aga davai, me liigume edasi. Jah. Nii, lõpuks vahetad lanti ka tükk aega siin. Uuesti läksime edasi ja otsustasime mõlemad vahetame lanti nüüd lõpuks. Mis sa siis nüüd otsa paned? Ma nüüd mõtlen. Valik on päris suur. On. Selle, sellise. Okei, bluffokse. Okei. Huvitav valik. Vaata, et see nüüd vette ei käi. Mingi mõnus auk tekkis sisse. Vaata seda auku, Siukesesse auku kukkusin lihtsalt. See on mingi mõnusalt sügav ka veel. Vaat siukseid asju juhtub. Talviti. Sa vahetad ka või? Jaa, kus sa oled? Mul on kott suht tühi. Ma korra mõtlesin, ma panen mingi lihtsalt papud kaasa. Üks ei tahaks üks. Ega mul midagi helist ei olegi. Ma mingi võtan Bazaara vastu vahetan üle. Ja kusjuures, kui sa mõtled, et see on täpselt sama värv, mis sees tegelikult ei ole, ma kodus vaatasin järgi. Sellest teine värv. Jah. See on nagu lillakat tooni. Ja see on valge täiesti. Siuke läikiv. Meil on käsi soojaks, et tegelikult ma panin alguses selle landi, mis mul praegu otsa sai selle pärast, et kartsin, et ma ei oska enam visata, siis kurb oleks kaotada uut lanti lihtsalt kohe esimesel päeval. Aga nüüd oleme siin veidi ennast soojaks viskanud ja loodetavasti nüüd ei viska mättasse ja ma ei oska seda otsa panna midagi pärast. Ja garanteerida ma võin teile, et Bazaara on lant, mis võib teile kala tuua. Eelmine aasta katsetasin läbi. Tõi mitu kala järgi isegi ja väga ilusat sala tõi ka tegelikult. Siukest suuremat mõõdukat tõi ka. Ja mis ma tahan veel rääkida, et kui te käite talviti siin forelli jõgedat püümas, siis olge väga ettevaatavad, sest siin kopraauke ka tegelikult tegeda päris palju. Ja see ongi oht, et sa võid oma jalaluu täitsa vabalt ära murta. Ja olge ettevaatavad. jääääred ka. Jah, jälgi kindlasti jäääärt, et vette ei käiks. Jah, hoiduge sellest. Aga nüüd vist lähme või? Jah. Davai. Maarik üritab siit saada kala, kus meie kõrval puid raiutakse. Mida sa kommenteerid selle kohta? Tõmmake tuld ausalt. Ikka veel 0, umbes kilomeeter maad oleme läbi käinud ja ikka veel 0. Aga see käib selle talvise kalapüügi kohta ka, et enamasti on kala ikka arglikult. Saab ikka proovida, jah. Me oleme praegu lehmaala peal. Vennad vaatavad meid seal. See pole hea märk. Aga siiamaani ikka veel 0.
me natukene liigume natuke rohkem ja vaatame, otsime paremaid kohti, kus püüda. Praegu need lehmad segavad meid. Lähme uurime. Ja nad jätavad meid rahule, jah? Nad jätavad meid rahule vist. On. Eelmine aasta nad üldse mingi aesid meid siin taga ja ei lasknud elada. Ja. Aga mis siis ikka? Me liigume edasi. Ja te liigute meiega kaasa. Pum. Nii lihtne see ongi. Ja me lähme või proovime. Me loodame vähemalt ühe kätte kas või saada. Siis on timmis. Ja tema ei oska sealt nüüd üle tulla. Aga ma ootan ta ära ja siis liigume edasi. Davai. Let's go. Jõudsime. Hakkame püüma. No nii. Ütleme niimoodi, kala lõpuks ei saanudki. Ja me ei jaksa ka rohkem. Ja selline see oli esimene episood. Kahjuks midagi ei saanud teile näidata. Paraku vist tulime natuke liiga vara. Või siis teine variant on see, et lihtsalt natuke külm on. Oleks mingi mõne kraadi plussi poole, siis võib-olla tuleks mõni ka otsa. Ja siiamaani oleme olnud 4 tundi kalal. 4 tundi või? No mingi 15 minutit peaks on 4 tundi. Okei. Aga siit me lõpetame. Pange like, pange subscribe kindlasti. Oodake neid uusi episoode. Me üritame teile nii kiiresti kui vähegi võimalik uusi episoodi tuua. Loodetavasti kuu jooksul 2 tükki kindlasti loodame. Jah. Aga mis siis ikka? Järgmise korrani. Jep, püüke kala. Davai. Tšau.